Suvi käes ja linnas tahan ära sõitama. Tahan sinna, kus on maasikad. Vaat neid sõnu teab küll igaüks, kes oma elus on malevas käinud. Tuhanded noored homme istuvad aga pingsalt oma arvutite taga, sest kell 4 pärastlõunal läheb lahti malevasse registreerimine ja need kohad saavad väga kiirelt täis. Meil on sellel aastal võimalus valida 50 erineva rühma vahel, et umbes pooled nendest jäävad siis Tallinna linna sisse tööle ja pooled noored saavad minna siis linnast välja rühmadesse. Ja umbes 900 pealine saab olema see meie malevlaste hulk sellel algaval suvel. Ernst Valdmaa, kes alustas 2014. aastal ise malevanoorena, sai kiiresti rühmajuhiks. Paslik on küsida, kas ajaga ka midagi malevaelus muutunud on. No eks üldplaanis on ju jäänud ikkagi kogu see toimimine ja traditsioonid samaks, et kõik hakkab malevasu avamisega. Malevarühmas on traditsioonid ikka jäänud samaks, malevapulm ja õmmistamine, kuidas me nüüd ristimist nimetame siis ja erinevad kokkutulekuks valmistamised ja kokkutulek ka suve lõpus, et üldpildis on ju kõik sama. Ja kui inimesed muutuvad ja noored on kindlasti ajas muutunud natukene, et selle võrra siis võib olla, et Malevaga võib tihti seonduda see, et noored lähevad marju korjama. Marja korjamise rühmi on sihtasutus aga teadlikult sel aastal vähem planeerinud, sest näiteks eelmisel aastal said marjad liiga vara valmis ning üle-eelmisel aastal külmusid marjad ära ning midagi polnudki korjata. Seest on hästi populaarsed näiteks meil rabarühmad või need, kes pakuvad tööd siis rabakorrastuse juures, need tööandjad. On erinevates tehastes noored tööl, meil Pärnus ühes plastikutehases näiteks, Põltsamaa, Leebiimas, siis on linnas sees võib-olla üks põnevam rühm on näiteks, täitsa uus rühm on näiteks Kaitseliidu rühm, kus noored siis käivad korrastamas kaitseobjekte. Siis meil on hästi palju ka erinevaid igasuguseid teemarühmasid. Osad linnasisesed rühmad osalevad aga hoopistükkis riigikaitselaagris. Meil on sellel suvel juba 10. aastat toimumas riigikaitsemalev, mis tähendab siis seda, et noored lähevad nädalavahetuseks riigikaitselaagrisse ja sellel aastal on siis meil minemas sinna ka rekordarv noori, 350 noort kokku saavad selles osaleda. Ja lisaks on meil üks kaitsetahterühm, mis on siis koostöös Kaitseliiduga ja kus siis noored töötavad Kaitseliidu erinevatel objektidel ja ka töövälisel ajal teevad siis erinevaid noorkotkastega ja kodutütardega koos erinevaid tegevusi.